Beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on mul külas tegevusterapeut Britta Maarandi. Tere, Britta! Tere! Enne, kui me hakkame rääkima tegevusteraapiast, mis see on, kuidas see käib, palun tutvusta ennast. Kes sa oled, kui palju sul lapsi on, millega sa, ma ei tea, lisaks teraapiale võib-olla veel tegeled? Ma olen 2 lapse ema. Ma olen tegevusterapeut ja ühtlasi ma olen ka ristiema ja samamoodi me oleme siis oma peresse või perre võtnud ka välisõpilasi ja niimoodi majutanud ka mitte oma nii-öelda pereinimesi. Et lastega kokkupuude on mul eluaeg. Ma olen, ma arvan, kui ma nüüd õigesti ütlen, 16-kordne tädi. Mul on väga palju õdesid, kellel kõikidel on siis tänaseks 3 last, et ma olen ainuke, kellel on 2 last. Ja tegevusteraapia juurde ma jõudsin läbi isikliku vajaduse, ehk siis alguses pereliikme trauma taustal ja siis endal siis sündisid lapsed, kellel oli vaja sellist natukene teistmoodi sekkumist, mida Eesti meditsiin sellel hetkel ei pakkunud. Ja kuna ma läksin õppima sellel hetkel, kui ma olin lapseootel, siis see oli kuidagi nii loomulik tee, et ma hakkan tegelema lastega. Aga vahepeal oli selliseid meeletuse hetki, kus ma töötasin ka eakatega ja tööealistega, ehk siis psüühiliste erivajadustega või vaimupuudega siis noorte laste ja täiskasvanutega. Aga tänaseks on mul siis enda praksis, mis on siis tänaseks juba 10 aastat vana tegelikult. Et selline tore beebi sündis oma vajadusest. Ja sellel hetkel olin ma põhimõtteliselt, nagu ma ise naeran, olin hästi väiksest toast tabureti otsas, et hakkasin toimetama lihtsalt enda väikse poja kõrvalt, et vanaema oli siis lapsega kodus ja mina siis sain sel ajal, kui laps magab, sain siis teisi peresid siis nõustada ja toetada. Ja täna siis oleme me nüüd suureks kasvanud, et 1, 2 või 3 tegevusterapeutist on saanud pea 40-liikmeline tiim, et jah, toimetame niimoodi Tallinnas kesklinnas praegu. Ma nüüd võtan kõik need vastused, kus sa vastasid põhimõtteliselt mu järgmised 5 küsimust ära, et võtame need nüüd ka pulkadeks lahti, et kuidas siis esimene isiklik vajadus oli, et kellel oli abi vaja ja millist abi? Et tegelikult oligi nii, et ma olin üldse keskkooli õpilane sellel hetkel. Mul emal oli raske õnnetus, autoavarii, mis ei toimunud Eestis, et see siis toimus Ameerikas ja mingi hetk ta toodi siis Eestisse tagasi. Ja sellel hetkel siis mu vanemõde juba õppis tegevusteraapiat ja see tundus mulle ikkagi selles mõttes suhteliselt põnev ala, aga kuna me olime nagu nende arstide või siis nende meditsiinipersonaliga olime meili teel kogu aeg ühenduses sellel ajal, siis seal selline tegevusteraapia abivahendite soovitamine oli ikkagi juba väga-väga heal tasemel. Ehk siis see oli aastal 2001-2002, et ja mina läksingi siis õppima 2004 tegevusteraapiat. Et see enda vajadus oli nagu pigem aidata siis oma ema uuesti rääkima, liikuma, riietuma, et ta oli ikkagi voodihaige. Ja siis 2004 sündis mul esimene laps, kellel siis samamoodi oli selliseid atakke, anafülaktilisi atakke, šokke, et teda tuli nagu korduvalt selles mõttes ikkagi toetada meditsiinipersonali poolt, et ta jääks elama. Ja siis sellel hetkel, kui ta oli siis 3-kuune, siis meid pandi haiglasse, me olime 6 aega haiglas ja sealt selgus siis ikkagi selline ülitundlik siis valgusele, veele, et kraanivesi oli allergeen, et meie elu oli ikkagi pea peale pööratud, et allergiad olid nii tugevad, et mina siis imetava emana ei tohtinud midagi peale kana, riisi ja kurgi süüa. Wow. Ja nii see kestis siis pool aastat, et ma saaksin imetada oma tütarst. Ja see lõi ka põntsu, ütleme, minu nii-öelda välimusele, vaimsele tervisele, füüsilisele tervisele, et ma olin hästi kõhna, et siis sellel hetkel, kui ma olin pool aastat imetanud, et see hakkas mulle endale tervisele, et siis ma
lõpetasin imetamise, aga selleks ajaks olin ma aru saanud, et meie elu on kõike muud kui tavaline. Et kõik vaktsiinid, kõik meditsiinipersonal, kõik pidi nii-öelda hoopis teistmoodi käituma meiega, ehk siis, et meil Eestis tehti siis ainulaadne selline lähenemine, ehk siis, et kõik ütleme kompleksvaktsiinid löödi siis lahku, ehk siis näiteks mumps, leetrid, punetised, siis meie saime mumpsi, istusime nädal aega haiglas, vaatasime, kas toimub mingit reaktsiooni, et kas on vaja siis, ma ei tea, seal allergilist reaktsiooni kuidagi nii-öelda taastada või süstida. Siis saime siis leetrid jälle nädal aega haiglas, ja selle ajavahemikus me ei tohtinud haigeks jääda, et noh, et siuke lasteaias käimine, see oli nagu suhteliselt keeruline, et aga õnneks meil oli tugipersonal, või noh, tugivõrgustik, et vanaema ja tädid, et meil oli hästi palju lapsi, olid ühel ajal, et me saime ikkagi sellist nagu kordamööda hoidmist nii-öelda teha, et kõik said siis koolis käia ja õppida. Mina sellel ajal ju tegelikult õppisin tegevusteraapiat, kui see möll meil elus oli. Noh, ja lapsi isa oli ka selles mõttes ikkagi elus väga suur osa, et tema siis ka võimaldas seda nii-öelda hariduse saamist. Aga ütleme niimoodi, et see teema, mis oli mul nii aktuaalne, ütleme see haiglates olemine ja kõik see, et tegelikult keegi ei teadnud, mis asi see on. Et täna me teame, et mul on ülitundlik laps, et ta on allergiline, tal on erinevad sellised kaasuvad tervise nagu riskid, aga ta on ikkagi toimiv täiskasvanu tänaseks, on ju. Aga lihtsalt, et see möll oli nagu nii hull, et kui sul on laps aastane, et ta saab sul aastase nii-öelda vaktsiini, on ju, siis minu laps sai selle vaktsiini alles 7-aastaselt. Et tal ei olnud hambaid, tal opereeriti hambad välja, et kõik selles mõttes selline, mis sinna kõik kaasa käis, psühholoogiline, füüsiline pool, et noh, meile öeldi ka, et noh, hiljem hakkab käima ja noh, jooksma ja treppidest käima hakkas küll hiljem ja kõik, aga kognitiivne areng oli kõik nagu normaalne. Et aga noh, eks selle taga oli ka see, et ma kogu aeg nii-öelda nagu panustasin oma nii-öelda haridust just nagu sinna kohta, on ju. Et kui mul ei oleks seda lugemist või teadmist või neid õppejõude, kes mulle seda materjali annaks, ma ei tea, mis oleks saanud. Nagu võiks palju kõik teistmoodi olnud, on ju. Kas sa said kuidagi kohe kõik siis selle, mida sa koolis õppisid nagu nii-öelda praktikasse panna või tuli seal ka mingeid selliseid asju, et võib-olla aasta pärast tuli sul nii-öelda õppekavasse see asi, aga sina võib-olla võtsid selle juba siis varem käsile? Ja pigem oli niipidi ja, et kuna mul see isiklik vajadus oli nii suur, siis ma võib-olla otsisin ja huvitusin nendest asjadest võib-olla rohkem ja süvitsi, et jah, et sellel hetkel, kui mina läksin siis praktikale, siis ma juba olin oma praktika juhendajast ikka peajagu ees. Et jah, et mul see nagu vajadus oli endal suurem ja see soov oli nagu teada saada, et siis ma nagu läksin hästi süvitsi mingite asjadega, et see tundub nagu nii nagu jabur, et meile öeldi alguses, et on anafülaktiline allergik, on ju, et meil oli see EpiPen, mis siis nagu ütleme, ühe korra me seda nii-öelda saime, aga me kuskil ei pidanud seda kasutama õnneks, et me ikkagi suutsime nagu olla, hoiduda mingitest asjadest. Aga et tegevusteraapia ja allergia nagu, et allergia võtad rohu sisse ja kõik. Mulle ka keskmise inimesele praegu tundub, et kuidas need kaks seotud on, eks ju? Et meil oli ikkagi niimoodi, et kui me lapse panime vee alla, et siis meil oli ikkagi, me pidime kiirabi kutsuma, et laps muutus lillaks, hakkas karjuma, et nad tulid, ta ei hinganud, on ju, et selle jaoks, mis me tegema pidime, me pidime kohandama kogu elukeskkonna, kõik pehmed mänguasjad ära, ühtegi lõhna ei tohtinud kodus olla, kõik tugevad lambid ära. Me ei saanud näiteks Kristiine keskuses käia, sest et seal on nii tugevad lambid, et laps sai seal samamoodi hoo, on ju. Et nii tühised asjad, aga nagu see mõjutab nagu kellegi nagu päris elu, et ta võibki sul jääda, aga siis aju ei saa piisavalt hapnikku või võivad tekkida mingisugused muud tervisehädad, on ju. Et me pidime nagu igal sammul mõtlema, et ma mäletan nii hästi, et kui me läksime Narva-Jõesuu, me olime siis maale ja ma jätsin siis lapse siis isaga randa, ise läksime siis linna tüdrukutega ja siis mulle nii-öelda saadetakse pilt telefoni, et nad on merevees. Et ma nagu esimese asjana mõtlesin, et kus on kõige lähem kiirabi, et kas Sillamäelt tuleb või Narvast tuleb, et ma nagu nii kartsin, et ma polnud kunagi ma last nagu vette pannud. Ta oli mul põhimõtteliselt allika veega kamina peal soojendasime, et meil ei olnud seda, et kraani all peseme puhtaks, on ju. Et meil olid kindlad mähkmed, kindel toit, et see oli nagu, see oli ikka selline möll, ütleme nii, et täna sellise võib-olla seisundiga last on palju lihtsam nii-öelda aidata, sest teadlikkus on suurem, meil on vahendeid, meil on võib-olla arstide teadlikkus on kasvanud, aga sellel hetkel, mulle isegi öeldi, et ma lihtsalt ära loe nii palju, et just kui ma ise nagu mõtlen välja seda,
aga need allergiad olid ikkagi väga tõsised, et jah, et me ikkagi olime kuu aega ikkagi niimoodi haiglas kullipilguga, et ma ei taha mitte ühelegi lapsevanemale seda, mida meie tundsime sellel hetkel, et sa ei tea, mis su lapsel on, et sa ei saa pesta oma last veega, et iga kord elustatakse, on ju. Kas sa said oma koolitööd, ma ei taha öelda, selle võrra nagu lihtsamalt tehtud, et su enda laps oli niivõrd haige, aga minu küsimuse mõte jääb ikkagi samaks, et said nagu kõik nii-öelda eksamid kohe, põhimõtteliselt kodus, eks ju, ära tehtud? Esiteks see, mis tal oli või on, et see ei ole nagu haigus, see pigem on nagu seisund, et haigus on see, et mida me nagu ravida saame, aga seisund on see siis, et mis on nii-öelda sinu elu osa, on ju. Ja ei, ma ei saanud ühtegi koolitööd lihtsamalt teha, sest et meie kooli õppesüsteem oli tol hetkel ikkagi nagu aastatega, et esimene aasta on siis sissejuhatus tegevusteraapiasse ja terve laps ja terve nii-öelda eakas ja täiskasvanu ja kõik see on ju. Siis teine aasta on lapsed, siis kolmas aasta on sul tööealine ja neljas aasta on siis eakad on ju. Et kahjuks ei saanud, esiteks ja teiseks oli see, et kuna sellel hetkel ei olnud meil number 1, meil olnud õppejõude Eestiski korralik, et meil käisid Lätist ja Soomest käisid siis õppejõud kohal meid siis nii-öelda tudeerimas ja aitamas, aga teiseks meil ei olnud ka materjali selle kohta, et tollel hetkel polnud ju internet teab, mis nagu suur avastus on. Ja teatudki, kas see asi üldse võib aidata, eks ju? Et meil ei olnud jah, selles mõttes seda teadlikkust ja materjali, seda polnud üldse, et selline sensoorne ülitundlikkus, alatundlikkus, kõik see, et see on tulnud viimase sellise 10-8 aastaga Eestisse see teadlikkus ja selle diagnoosiga lapsi on väga vähe, et seda pannakse ikkagi vähe meil Eestis. Räägi oma teraapiakeskusest, kuidas siis tuli mõte see teha ja kui, ma ei tea, kergelt või keeruliselt see läks? Tead, see läks tegelikult mega kergelt, et mis ongi hämmastav kogu selle asja juures, et mul teine laps sündis 2015 ja ma sellel ajal olin olnud siis lapsehoidja ennem seda, ma ei tahtnudki tööd teha, et ma olin töötu ja siis ma olin lapsehoidja just sellepärast, et ma teadsin, et ma hakkan nagu perelisa nii-öelda planeerima, et ma ei tahtnud ühtegi nagu sellist nagu raskust enda õlule, et ma tahtsin, et see kõik läheks hästi lihtsalt. Ja siis ma töötasin ühes koolis, kus ma siis olin tegevusterapeut, nii-öelda välismaa nii-öelda inimeste nii-öelda lapsed olid, et kes siis said siis tegevusterapeut ja ma sain sealt siis ühe pere, kelle hoidja ma sain siis olla ja rahulikult rase olla, et mulle see väga-väga sobis. Ja siis, kuna ma olin töötanud siis Heleni koolis pimekurtide lastega, väga raske nii-öelda kontingent oli mul, ma olin töötanud täiskasvanutega, et see kuidagi kõik kõnetas mind, aga mida ma teadsin oli see, et ma riigisüsteemi kunagi enam tööle ei taha minna. Et ma olin töötanud koolis, ministeeriumi all siis projektides, ma olin töötanud siis nagu sellistes asutustes, kus on siis nagu kohalikud omavalitsused nagu kaasatud ja nii. Et see oli asi, mida ma tundsin, et see ei ole nagu mulle, et ma tahan olla rohkem nii-öelda loov, avatud ja võimalusi nii-öelda rohkem. Ja kliiniline keskkond meditsiini mõttes mulle ka ei sobi, et seal on ka patsient tuleb, patsient läheb, aga mulle meeldib see nii-öelda perega töö ja nagu see just see lähivõrgustik on vaja nii-öelda saada tugevaks, et see laps saaks seal kasvada ja nii-öelda eluterve olla. Et siis sündiski selline olukord, et kus ma mehele siis rääkisin, et ma ikkagi tahan midagi teha, aga ma ei oska kuskilt alustada nii ja siis 6. jaanuar siis mul 2017 vist oli veel 2017 ja 6. jaanuar mees ütles, näed, et siin on nüüd ruum, et siin saad hakata vastu võtma, on ju. Ehk siis, et ta nagu võttis selle asjaajamise osa just kui mu pealt ära, et ma ei oska, ma ei ole mitte kunagi olnud mingi asjaajaja. Mulle meeldib, ma olen terapeut ja selleks ma sobin, on ju. Ja siis oligi nii, et 13. jaanuar oli reede, kus oli mul esimene tööpäev ja peale seda mul ei ole puhkust olnud. Et lähen ma siis, ütleme, me käisime Kambodžas näiteks perega palju, siis seal me tegin nii-öelda tööd, on ju, otsisin selliseid võrgustikke, käisin nendes keskustes, sain infot, üritasin Eestisse midagi nii-öelda tuua, et mis seal oli sükest põnevat või teistsugust, on ju. Või et kui ma näiteks käin, on ju, ma ei tea, Ameerikas käisin puhkamas, siis seal olid Eesti pered kohe, kes nii-öelda hea meelega nii-öelda küsisid nõu ja said konsultatsiooni, on ju. Või siis lähen näiteks Dubaisse, on ju, et seal on samamoodi Eesti pered, kes kohe nii-öelda teavad, et ma tulen, et siis on selline nii-öelda võrgustik on nagu üle maailma tegelikult, on ju. Et ja siis sealt sündiski see, et ma kuidagi pean ju arveid esitama ja kuidagi nagu need asjad peaksid nagu olema nagu õiged, on ju. Et ma ei saa kogu aeg, nii-öelda ei saa mingit sularaha võtta või kuidagi see ei olnud päris see, et mingi sissetulek võiks sellega nagu hakata tekkima.
ja siis nii ta sündiski, et alguses ma olin siis tabureti peal ühes väikses toas Männikul ja oli paar aastat niimoodi, siis võtsin endale nagu praktikandi, kes jäi siis tööle, siis meid oli juba 2, siis me töötasime mõned aastad niimoodi, siis meid tekkis juba 3, me saime toitumisnõustaja endale siis punti, et siis me muudkui kasvasime, et alguses olime ühes toas ja lõpuks me olime nagu 4 ruumis, et tekkis selline teraapiakeskus juba ja seal juba käisid ikkagi üle maailma inimesed meil teraapias, et oli see siis Dubai, oli see Viini poistekoorist, oli see Belgiast, Brüsselist, et tulid juba nagu jõuluvahed, suvevahed, et teadsid juba, et pikalt broneerisid ette. Et siis meil oli nagu tekkis selline väga tugev nii-öelda peredega selline side ja see teraapiaprotsess on alati selline pikaldane, me teeme alati perega koostööd, tugivõrgustiga, tugiisikud, et kõik see, mis me teeme teraapias on hästi oluline, et jõuaks koju ja lapsega haridusasutusse, et see ei ole minu ja lapse vahel, vaid see on nagu tegelikult pere toimetuleku toetamiseks, et kuidas see laps oma peres nii-öelda hakkama saab ja kuidas vanemad saavad siis last toetada, et see on selle eesmärk, et üksi ruumis lapsega tegeledes see ei ole teraapia, et see on midagi muud, on ju. Aga see on täpselt see, mis võib-olla jälle keskmisele inimesele võib tunduda, et et ma saadan lapse sinna, eks ju, tema, ma ei tea, sina teed tema korda ja eks ju, nii on, mina ise ei pea põhimõtteliselt midagi tegema. Kusjuures see, et tee korda või ravi terveks või sellised laused me kuuleme ikkagi iga nädal, et aga see ongi imelik nagu meil selles mõttes nagu mõelda või tunda, et me ei ole arstid, me ei ravi lapsi, vaid aga me toetame. Aga sina oled ju spetsialist, ma maksan sulle selle eest, eks ju, tee korda. Ja seda me kuuleme jah. Et aga see teekond selles mõttes läkski niimoodi, et me hakkasime vanemate seda teadlikkust tõstma, et kuidas see päriselt käib ja me hakkasime spetsialistide teadlikkust tõstma, ehk siis, et ma hakkasin koolitama erinevaid lasteaedasid, haridusasutusi, erinevaid lapsehoidjaid, kõrgkoolides andsime loenguid, andsin, et seda teadlikkust tõsta, et mis see nagu selline individuaaltegevusteraapia tegelikult võiks olla, sest et minu praktika on pärit USA-st, et USA nii-öelda koolkonnaga nii-öelda koostööd teinud, et seal on mul head mentorid olnud, siis ma olen Prantsusmaal käinud, olnud õppejõud erinevates projektides, sealt saanud seda infot, ma olen reisinud kooli või selle hariduse ajal päris palju, et iga aasta me saime mingid Türgis käia, Iirimaal käia, et me nägime, kus mis toimub ja ma olen ise hästi palju neid kontakte loonud, ükskõik kuhu ma reisile lähen, siis ma alati üritan leida mingid asutused, et keda ma võiks külastada, et mingit šnitti võtta, mingit infot saada. Et niimoodi ma seda võrgustikku olen tegelikult kasvatanud. Ja siit tuleb ka välja väga hästi see, et sa ütlesid, et pärast esimest tööpäeva pole sul kunagi puhkust olnud. Ja nii ongi jah, ja tegelikult on see üliäge, et isegi lähed kuskile peredega reisile, siis nagu sa kõiki võib-olla ei tunne, on ju seal, aga sa näed, et seal on mingi laps, kes tegelikult vajaks tuge mingites olukordades, siis ma kohe selle lapsevanema juurde lähen ja hakkan selles mõttes nagu julgustama, pöörduma spetsialisti poole, et ma võin ka ette nii-öelda natuke ennustada, et kui me sellega nüüd ei tegele, et mis see nagu outcome võib olla, et mis raskused võib tal tulevikus olla, et tegelikult oleks nagu ennetamine on kõige alus on ju, või varajane sekkumine siis, et meie keskuse moto ongi pigem see, et me kas sekkume võimalikult vara või siis see, et me kutsume beebisid emadega, et tulge tegevusterapeudi juurde, et hoida silm peal, et füsioterapeut hoiab sellel justkui sellel füüsilisel poolel ja motoorsel poolel, et kuidas ta liigub, roomab, käputab, kõik see on ju. Aga tegevusterapeut siis, kes tegeleb imikute ja beebidega, kes on spetsialiseerunud, vaatab seda näiteks, et kuidas käsi ja silm koos liiguvad, kuidas laps pead pöörab, millised refleksid on säilinud või taandunud, kuidas laps asju haarab, kuidas 2 kätt koos töövad, kas ristjoone ületamine või keha keskjoone ületamine toimub korrapäraselt, kas bilateraalsed toimetamised on või ei ole, et neid sõnu on hästi palju ja me seda kõik räägime lapsevanemale üksipulgi ära, et kui ma näiteks märkan, et üks käsi on aktiivsem kui teine ja näiteks istub sellises asendis, kus ta ei saa oma keha roteerida ülevalt, on ju, et siis me kohe korrigeerime seda, et selle taga võib olla näiteks see, et kui see istumine nii-öelda süveneb, seda kutsutakse siis veeisteks. Kui see istumine süveneb, siis see tähendab seda, et tal võivad tekkida koolis õpiraskused, lugemisraskused, tähelepanu keskendumine ja kõik sellised nii-öelda asjad, kuna ta keha tegelikult ei saa teha seda, mida ta peaks tegema, ehk siis ta kasutab kogu aeg ühte keha poolt ja teist keha poolt, et seda 2 keha poolega toimetamist on vähe, mille jaoks oluline on, see on silmade liikumised ühelt poolt teise, see on lugemise alus, on ju, et seda me tegelikult räägimegi vanematele, et nii tühised ja väiksed asjad tunduvad, aga millele me siis nii-öelda tähelepanu pöörama või näiteks reflekside säilimine, et kui on
beebi ja refleks, näiteks mororefleks säilinud, et millega see seotud on, et see on seotud emotsioonidega, kõnega, eneseregulatsiooniga. Kas see on see, kui läbi une laps? Ei, mororefleks on, tehakse sünnitusmäes seda, et siis visatakse laps natuke kõrgemale, laps teeb sellise lendamise liigutuse, et see peaks taanduma kuskil 4. kuni 6. elukuuks ja siis peaks nagu vastupidi olema, et tal peaks tekkima selline ohutunne, et ta hakkab nagu käsi ette panema, aga need lapsed, kellel siis pead järsku taha liigutada ja tõstavad käed ülesse, et siis on aru saada, et see mororefleks on säilinud ja valdavalt need lapsed, kes tulevad siis kas kõne või söömise või eneseregulatsiooni selliste muredega, et siis valdavalt on see refleks säilinud ka. Et neid reflekse me tegevusterapeutidena kontrollime, need, kes muidugi on nagu spetsialiseerunud, on ju. Et aga meil on täiskasvanutel need refleksid veel säilinud, et näiteks, et kui keegi ärritub või mida, et sa ajad oma keha võib-olla sellise nagu tugev toonuse tekitad, on ju, et sa kutsud ise ka mingid reflekse esile, on ju, või et näiteks, et sa ei suuda näiteks nagu mingisuguseid selliseid koordinatsiooniharjutusi näiteks teha, et näiteks, et sul ei tule suusatamine välja või mingid sellised asjad, et need on puhtalt refleksipõhised. Mina näiteks võin öelda, et ma ei suuda suusatada, sest et minu jaoks on nagu nelja ja äseme kõik eri suunas liigutamine väga raske. Aga samas ma võin tantsida sellepärast, et seal on nagu nii vaba flow, on ju, et ma võin ükskõik mis liigutusi teha. Nii kui mul antakse tantsukava ette, ma ei oska, ma ei suuda, mul ei tule seda koordinatsiooni välja. Palun, et ma olen see üks nendest täiskasvanutest, et see ei ole mingisugune nii-öelda häbiasi või et see ei ole mingi haigus. Aga ütleme, tegevusteraapiaga on võimalik need refleksid selles mõttes taandada, et oleks lihtsam nii-öelda arenguteel edasi minna. Mul olid õpiraskused, tähelepanuraskused, et ma olin ikka see nii-öelda pigem selline sebija ja natukene nagu õpetajatel võib-olla peavalu, on ju, aga täna ma tean, miks see on. Et mul on kõik see, mida ma ise nii-öelda täna siis praktiseerin. See tundub nii uskumatu, et veeiste on küll selline asi, ma arvan, et millega absoluutselt iga lapsevanem on eks ju kokku puutunud ja ma mõtlen, et kui minu laps oli beebi, siis mina nagu mäletan, et öeldi, et see võib-olla kuidagi just füüsisele on eks ju halb, aga kuulda seda, et see on kuidagi seotud lugemisega, siis see tundub uskumatu lihtsalt. Et see ongi tegelikult selline nagu pigem selline neuroloogiline nagu taust on seal taga, et tegelikult on nagu väga palju juba selliseid nagu kaasuseid või selliseid uuringuid tehtud, et kuidas siis igasugune selline füüsiline pool, selle arendamine mõjutab meie kognitiivset poolt, emotsionaalset poolt ja ütleme sotsiaalemotsionaalset poolt, et need on kõik nii uhked sõnad, on ju, aga see võib nagu nii-öelda tulevikus lapse sellist toimetulekut koolis nii-öelda taandada või siis nii-öelda raskendada. Et näiteks, et kui mul on ikkagi laps, kes selles veeistes istub ikkagi päris kaua ja kui sa nüüd võtad ta sellest hästi laiast istest, võtad välja ja paned ta sinna tooli peale, siis tema see toetuspunkt, kus ta istub, on palju väiksem ja tal on väga raske oma keha hoida. See tähendab seda, et ta tegelikult kogu aeg peab toetama. Sealt on väga raske hakata kirjutama korralikult, joonistama, sest et ta peab ikkagi toetama kogu aeg hoidma oma keha, on ju. Et kui ma seda räägin, tundub hästi loogiline, on ju. Aga samas, kui ma oma last vaatan, siis ma mõtlen, miks ta ei saa loetud või miks tal see kirjutamine nii raske on ju. Et just kui kõik on nagu korras, aga tegelikult tegevusterapeut näeb kohe ära, et see toetuspind on võib-olla liiga suur, kus ta tahab nii-öelda olla laua peal. Ta hakkab võib-olla aelema, ta läheb hästi laiali, on ju. Et või siis ta tõstab käe üles, hakkab tegema nende üleval kirjutamist, et ta ei toeta oma küünarvart korralikult maha. Et need on sellised asjad, mida siis me saame jälle nagu tegevusteraapiaga toetada, et kuidas seda teha, et see on hästi individuaalne, aga laias laastus meil on ikkagi selles mõttes sellised nagu ütleme peenmotoorikale suunatud harjutused või siis ütleme oraalmotoorikale suunatud, kui on kõne või söömisraskused, et sellised laias laastus need plokid on nagu tegevusterapeutidel välja kujunenud ja seda materjali on tegelikult võimalik tänapäeval ikkagi väga nagu ägedat saada netist. Kui palju sul sellist professionaalset kretinismi on, et tõesti kõnnid tänaval ja vaatadki, et tahaks talle midagi öelda, et sa enne ütlesid, et sa lähed küll perede juurde, mis nägu nad teevad. Tuleb mingi suvaline inimene ja ütleb, et kuuled, et sa võiks oma lapsega terapeudi juurde minna. Ja et seda tegelikult on mul kahjuks palju, et ütleme lasteaias näiteks, et seal ma ikkagi panin päris palju tähele, ütleme oma lapserühmas just erinevaid selliseid, et siin võiks toetada ja nii on ja lõpuks siis juhtuski selline lugu, et lasteaia juhtkond siis võttis mind tööle
ehk siis ma osutasin sinna teenust, et ma siis kõik need lasteaia lapsed, kes vajasid justkui tuge, et õpetajad siis usaldasid, et ma sain selles mõttes need lapsed kas siis ära hinnata või siis neile juba teenust pakkuda. Et neid lapsi tegelikult oli seal lasteaias palju. Aga sellist nii-öelda professionaalset kretinismi on mul 24/7 ja teab, ma olen isegi oma nagu tütre ja abikaasa selle samamoodi, et nad tulevad, et kuule, ma käisin nüüd sellises kohas ja neil olid seal lapsed kaasas, tead, ma arvan, et nad peaksid sinu juures käima. et mul isegi abikaasa oskab juba nii-öelda natukene nii-öelda märgata seda, et mida nagu mina nii-öelda teen siis tööl, on ju. Et just toetada seda. Aga ma olen isegi läinud niimoodi, et kui ma nagu kuulen näiteks seal kõne mingisuguseid muresid või ma näen, et lapsel on nagu mingeid muresid ja lapsevanem siis justkui nagu üritab seal kõrval nagu midagi teha, aga ma näen, et see tegelikult kahjustab last, mis ta teeb. Et kas see siis on nagu selline liiga nagu mitte agressiivne, vaid liiga selline nagu innukas toetamine või vastupidi, et see tähelepanu ei ole nendel asjadel, mida ma võib-olla näeks, et võiks olla. Et jah, et ma olen tegelikult ka juurde läinud, et küsinud, et kas nad teavad, et on olemas selliseid võimalusi lapsele, nii on ju, et väga paljud isegi ei tea, mõned ütlevad, et me ootame logopeedi või siis, et me käime juba, on ju, et siis ma nagu tutvustan võib-olla seda tegevusteraapiat nii-öelda rohkem ja siis seda ka, et logopeedi nii-öelda suunatud lapsed võivad ka alati käia tegevusteraapias, et see on alati suur pluss, et kui saab nagu 2 spetsialisti kokku, et see nii-öelda meeskonnatöö selle juures on nagu palju-palju tõhusam, kui üks spetsialist nii-öelda toimetab. Et aga kahjuks või õnneks ma ei tea nüüd, eks need pered siis täna teavad, et ma ikkagi lähen julgelt juurde. Kas pigem ollakse tänulikud või on ikkagi ka seda, et mis asi, kes sa oled, mida sa tahad ja mine minema, ma ise tunnen oma last paremini? Siis seda ei ole olnud isegi kordagi, et võtame näiteks, et kui ma mingites lapsega kuskil mängutubades olen käinud või et siis see oli selline kuidagi nii sujuvalt läks need vestlused või siis näiteks, et ongi, need on üldjuhul olnud ikkagi sellised, kus on lapsevanem ja laps koos on ju ka, aga mul on isegi söögikohas olnud niimoodi, et mul enda poiss oli väike, et ta oli kõnelt või nii-öelda hästi nagu innukas areneja, et hästi kiiresti hakkas rääkima ja oli selline natukene nagu selline professori tüüpi on ju. Ja siis oli küll niimoodi, et meil kõrval lauas restoranis siis istus ka üks pere ja siis mul olid nagu visiitkaardid kaasas, et siis mu see nii-öelda väike 2-aastane siis viis kõrvalauda selle visiitkaardi on ju, et siukse pool nagu naljaga, et need lapsed seal omavahel nagu siis mängisid on ju. Aga lihtsalt see oli ka selline nagu, et te võite helistada, et ma saan teile tuge pakkuda on ju, et seal oli ka nagu pigem selline väga tugev kõnehilistumine on ju, et ja ekraanid olid nagu ees on ju, et siis minu laps siis nagu käis nende visiitkaartidega nii-öelda mängimas, aga et see oli ka natuke nagu pool vihje. Kui sa tegid oma keskuse, siis kas see oli täpselt selline, et nüüd on üks nii-öelda auk Eestis süsteemis täidetud, et hakkas tulema inimesi, et miks varem ei olnud või oli ka võib-olla keeruline alguses käima tõmmata, et oligi võib-olla midagi uut, inimesed olid, ma ei tea, ettevaatlikud, eks ju? Jah, selles mõttes võib-olla õige väljend on see, et mingi auk täidetud, et Eestis sellist nagu väikelastele ja beebidele ja selline harvikdiagnoosidega lastele, kellega minule väga meeldib tegeleda, on just need, kellel on mingid hästi haruldased diagnoosid 1 miljonist ja see, et see on ikkagi minu nagu kirstordil, et mulle nad väga-väga meeldivad ja nendega on alati hästi nagu põnev töötada ja peredega ka. Et see kindlasti oli nagu selline nišš, mis oli Eestis täiesti puudu. Ja lisaks siis see, et ütleme, et meil on psühholoogid olemas, kes tegelevad selle nii-öelda psühholoogilise ja sellise nii-öelda emotsioonide toetamise ja regulatsiooniga. Meil on olemas siis füsioterapeudid, meil on olemas ka loovterapeudid, kes läbi loovate tegevuste, aga kuidas laps siis oma nagu kehaga igapäeva elus toime tuleb. Et on see siis riietumine, on see emotsioonide regulatsioon, on see liikumine, siirdumine, tualetis käimine, ma ei tea, vee joomine, et kuidas need asjad nii-öelda kõik toimima saada, et see keha päriselt nii-öelda saab sellega hakkama ja see kognitiivne pool ja emotsionaalne pool sinna kõik nagu juurde saada. Et sellist spetsialisti ennem Eestis ei olnud, ennem kui see tegevusteraapia nii-öelda tuli ja nüüd on siis hakanud, me oleme nüüd 25 aastad Eestis oma tegevusterapeutidega, et ja nüüd on hakanud siis see, et see tegevusteraapia, see sõna holistiline jätab sellise natuke sellise hõmma mulje, aga holistiline tähendab seda, et sa võtad seda inimest kui tervikut. Ehk siis
ma hakkan sulle õpetama, näiteks ütleme, sul on olnud mingisugune trauma, siis ma hakkan sulle õpetama neid nii-öelda toimetulekumehhanisme, mis toetavad seda, mis on sinu erihuvid. Kui sina näiteks oled, ma ei tea, meikar on ju, näiteks, ja sul on olnud mingi käetrauma, siis ma tekitan need olukorrad sulle, et sa saaksid võimalikult kiiresti taastuda ja minna oma tööle, oma nii-öelda hobide või oma elu juurde tagasi. Aga need mehhanismid, mida me kasutame, see võib olla täiesti teine. Ma võin suga teha minna õue lehti korjama, sest et see on mingisugune tegevus, mida mina hindan, et sul on töö jaoks vaja. Ma võin suga näiteks värvida, ma võin suga joonistada, ma võin suga õmmelda, ma võin suga lihtsalt sensoorseid tegevusi teha, aga ma vaatan, kuidas sina reageerid. Neist laste puhul mina vaatan hästi palju seda, kas on suu lahti, kuidas sülg liigub, kas sülg liigub suust välja, kas ta neelab selle alla, kas ta kogub selle nii-öelda endale suhu, kas ta neelatab rütmiliselt või ei neelata, et mingid täiesti sürrasjad sinu jaoks on ju. Aga mina vaatan seda, et kuidas siis laps seda teeb, et kas ta on näiteks aktiivses kõneruumis või passiivses kõneruumis, et kas ta on minuga nii-öelda jagatud tähelepanu või mitte. Hästi nagu sellised suvalised asjad justkui tõmban nagu ruumist kokku ja toon siia on ju. Ja see on selle jaoks, et laps saaks endale tähenduslike tegevustega hakkama või siis täiskasvanu saaks enda jaoks tähenduslike tegevustega hakkama. Üldjuhul need on need tegevused, mis puudutavad mind, minu intiimseid nii-öelda toiminguid on see tualett, pesemine, hügieen, meik, mis iganes. Ma ei taha, et seda keegi teine, aga see, et me loome tegevusterapeutidena need eeldused, et teie saate neid tegevusi teha. Et kui ma räägime näiteks, ma ei tea, seal riietumisest, siis eeldusharjutused võivad olla täiesti sellised, et ma palun sul näiteks võtta ruumi erinevatest kohtadest seina pealt kleepekaid ära, et tule mul appi on ju, et mul oli siin just mingi laste sünnipäev, et mul on vaja kleepekaid ära võtta on ju, siis tegelikult see on riietumise eeldusharjutus on ju, et sa teed seda sirutamist, painutamist, et neid liigutusi on sul vaja nagu eelduseks, et riidesse ennast saada on ju, et ma ei harjuta suga kohe riidesse panemist, sest et see ei pruugi sul kohe välja tulla, see tähendab seda, et sa oled kiiresti demotiveeritud, sa näed, et sa ei tule sellega toime, see on nõme, ma ei taha seda teha, mida sa tuled mu juurde siia, aga ma loon mingid eeldustoiminguid siis selle jaoks ja see on see loovuse pool, mida tegevusterapeudil on vaja, et ma pean oskama nii-öelda seda klienti motiveerida, neid tegevusi teha nii, et ta oleks iga kord ülimalt aktiivne nendes tegevustes, kuna see 40 minutit nädalas näiteks on väga vähe aega, aga ma teen 40 minutit neid asju ja ma annan koju siis kuule, et nüüd on võimalus sul neid ja neid asju harjutada, ma tean, et sa tuled toime, et nüüd on sinu enda panus ja siis ma annan ka lähedastele, et nüüd proovige neid ja neid tegevusi hästi intensiivselt teha, nüüd võib-olla 2-3 tegevust ainult, aga see on selle jaoks, et sina saaksid oma asjadega, tähendusrikast asjadega toime tulla on ju. Ja laste puhul me teeme täpselt sama, et kui ma näen, et näiteks lapsel on mingid söömisraskused, ja tihti nad jõuavadki meie poole, et see on, kas siis on sensoorselt ülitundlik näiteks või on neelamisraskused, et seal on nagu erinevaid asju, siis me läbi sensoorsete mängude tegelikult toetame lapsel seda neelamismustri tekkimist. Ja siis me mängime selliste asjadega, mis kutsuvad esile siis erinevaid selliseid nagu aistinguid, et kas siis hakkab nina lörisema või hakkab sülg tekkima, et näiteks kõikidel inimestel tegelikult on mingi sensoorne tundlikkus on ju, et mina näiteks võin villariideid kanda ja mulle meeldib see sügelus vastu keha on ju, ja teine inimene ei suuda üldse seda nii-öelda selga panna on ju. Või siis me mängime selliste vahenditega, mis tekitavad nagu sülge juurde, see on siis see näiteks, et kas näiteks ma annan sulle sidruniga mängimist, on ju, see hakkab sülg liikuma, on ju. Mida ma seal näha tahan, on kiirem nii-öelda sülje voolavus ja kiiresti nii-öelda see neelamismuster tekib. Aga kui laps läheb sinna mängu sisse, ehk siis tema keskendumine on ainult sellel füüsilisel poolel, et ta ei suuda kontrollida seda, mis tal siin toimub, siis tal hakkab sülg välja neelama suust, on ju. Et siis mina terapeudina toetan seda, et tema hakkaks õigel ajal siis neelamismustrit tekitama, et kas ma siis sekkun sinna nii-öelda füüsiliselt, annan märku, et on aeg neelata. Või siis ma hakkan lapsega vestlema või siis ma pöördun lapse poole, et ta peab mulle otsa vaatama, oma pea üles tõstma ja tekitama seda neelamismustrit. Et neid on hästi palju erinevaid, et sensoorseid mänge me saame tekitada riisiga, tatraga, makaronidega, liivaga, veega, vahuga, limaga, seebiga, you name it, et kõik on kellegi mingisugust sensoorset nagu ebamugavust tekitavad kilekotid näiteks või siis need krõbisevad õhupallid, et väga paljud lapsed ei suuda neid kätte võtta, sest et see tekitab liiga tugevat heli neile, et nad ei taha seda võtta, on ju. Et siis ongi, et ma ei pane üldse nagu seda tugevat heli, vaid vastupidi, ma hakkan hästi madalate vibreerivate helidega nii-öelda teraapiat tegema või siis me suuname ka, meil on muusikaterapeut tööl, et me suuname siis seda kehapilli mängima, et läbi keha seda sensoorset
aistingut nii-öelda toetada, et ma ei hakka kohe teravate helidega nii-öelda toimetama, vaid vastupidi, hakkan summutatud helidega, vibratsiooniga, hakkan siis nii-öelda toetama lapse sellist sensoorset poolt, on ju. Et see on selline loov maailm. Kui keegi ütleb tegevusteraapia, siis jah, tundubki selline, et lihtsalt esimene mõte on, et näiteks tõesti, võib-olla mul on loetamatu käekiri või ma ei tea, käsi ei liigu või tõesti ma ei oska, laps ei oska, mitte mina ei oska, laps ei oska võib-olla jopetiks ja selga panna. Aga see kõik, mis sa räägid, siis see on lihtsalt lõputu ju. Et jah, et meid seostatakse jah tihti selle peenmotoorikaga ja... Et just nagu täiesti ainult füüsiline, eks ju? Ja, aga selle taga ongi tegelikult ju kõik muu ka, et kui sa nüüd ütled täiskasvanuna mõtled, et kui sa millegiga toime ei tule, siis esimene asi on see, et kuidas ma seda nagu saaksin siis nii-öelda teha, et kas ma otsin mingi abivahendi, kas ma lähen mingi spetsialisti juurde, sa mõtled ise mingisuguseid nagu lahendusi välja, aga lapse puhul on ka see, et tal on halb käekiri, küll koolis tegelevad, või et saab hakkama, aga tegelikult on see, et see halb käekiri võib olla tingitud sellest, et käsi ja silm koos ei liigu, lihased on nõrgad, et seal võib olla nagu terve maailm taga, et me lähemegi sinna nagu sisse, et mis seal on, et me teraapias me ei kirjuta, me ei tee neid kirjutamisharjutusi, selliseid klassikalisi, et nüüd hakkame ilusti seda kalligraafilist kirja tegema. Ei, me mängime, me teeme erinevaid sensoorseid tegevusi, me joonistame kindlasti seinale, me kindlasti joonistame pikali olles, et me tugevdame seda lihaskonda, jälle loome need eeldused, et ta saaks teha seda sama tegevust. Ja see tundub jälle täpselt selline asi, mida laps teeb hea meelega, sest kes ei tahaks seina peale joonistada, eks ju, kodus ju ei lubata. Nüüd siin ma saan suvaliselt joonistada seina peale, andke ainult kätte. Ja täpselt nii ongi, et kõhuli kiigu peale ja samamoodi põrandale jutte tõmmata on ju, et see on selline hästi nii-öelda läbimõeldud nii-öelda tegevuskava, mis me loome, et meie keskus, ma räägin nii-öelda meie keskuse näitel põhiliselt, et meil on siis välja töötatud ikkagi selline nii-öelda kontseptsioon, et laps tuleb teraapiasse, et meil on 4 tegevust pandud valmis, et see, et kas laps nüüd läheb ruumi, hakkab kaootiliselt võtma asju, see ei toimi, et siis me ei jõua nagu neid asju selles mõttes jälgida ja kogu aeg on selline hüplik tegevus, et meil on ikkagi välja kujunenud see, et me oleme lapse erihuvid siis kaardistanud, on ju, et kui näiteks, ma ei tea, on käpapatrull või neid on nii palju täna, Roblox, mida iganes on ju, siis me ikkagi üritame lähtuda kindlasti esimesed korrad sellest, et me lähtume nendest erihuvidest. Ja me võime paljundada, lõigata, kleepida, teha kõiki asju, et ma võtaks käpapatrulli näiteks on ju, siis ma lapsel pean harjutama mingisuguseid kindlaid mustreid või siis mingite emotsioonidega toimetulekut, et me võtame need samad karakterid appi, kas me neid siis lõigume ja üritame neid kokku uuesti liimida, kui ma näiteks emotsioonidest räägin, et näiteks, et ma ei tea, Chase või kes iganes seal on siis tema lemmik on ju, ja siis me kortsutame selle pildi ära, näiteks teeme hästi väikseks, paneme oma emotsiooni sinna sisse ja pärast proovime siis vabandust paluda seda lehte siis sirgu saada, et me ei saa, et see tegu, mis me tegime, me ütlesime kellelegi halvasti või ammustasime, lükkasime, et isegi kui see on tehtud ja ma palun vabandust ja silun, siis tegelikult see jääb alles on ju, et see emotsioon jääb sellele inimesele alles, keda me näiteks tegime, et me näitlikustame neid nagu selliste nende karakterite pealt, et sealt tuleks see emotsioon ka välja, et kui ma lihtsalt paneks mingi tegelase, mingi lille on ju, siis ei kannaks vilja. Aga just see, et me kaardistame need erihuvid ja lähtume teraapiast täpselt nendest. Me võime samamoodi, et kui meil on näiteks ütleme, seal erihuvi on mingi kosmos on ju, meil on ladu, on maast laeni igasuguseid nodi täis on ju, et kui teema on näiteks kosmos on ju, me teame, et last huvitab või mingid need dinosaurused, siis me loome tunnetuskastid, tegevuskastid, kõik tegevused püüame nagu nendega siduda, et see teraapia oleks võimalikult nagu motiveeriv lapsel seda teha. Ja mis me siis teeme, et ükskõik, mis me seal valmis teeme, meisterdame, laps võtab koju kaasa. Et ta saab ka mingi asja, et mingi käpapatrulli, mingid kleepekad, mingid asjad, et see on tema jaoks, ma ise tegin, see uhke tunne ja lisaks, et sa ei lähe nagu tühja käega ära, et see on nende jaoks nagu väga-väga oluline. Ja meie saame siis kaardistada ka, et kui alguses oli, joonistas umbes a la peajalgsid või üldse ei tahtnud midagi teha, siis lõpus on see, et on püsivus, ta on emotsionaalselt stabiilsem, ta suudab vastata, ta saab lasteaias hakkama, me saame lasteaedadest väga tugevat nii-öelda tagasisidet, et tõesti, et see, mis me teeme, et see toimib, et see ei ole selline nii-öelda ainult mingid tegevused ja mängud, et me kindlasti lihtsalt ei mängi, et see mäng on kõik väga eesmärgipärane, et see erineb mänguteraapiast täiesti.
Milliste nii-öelda probleemidega siis keskmised lapsed teie juurde jõuavad, et jätame välja kõik need nii-öelda äärmuslikud diagnoosid, eks ju. Mis on selline võib-olla nii-öelda, ütleme, tavaline terve laps, millega teie juurde jõuab? Üldjuhul on kõne. On see kõne hilistumine või kõne puudumine, et see on selline 2-3 aastaste selline lastevanemate siis mure. Siis on kindlasti toitumisraskused, et kui laps on äärmuslikult valiv sööja või sööb väga vähe või siis sööb ainult mingeid kindlaid tekstuure, et see on kindlasti. Siis sellised ülitundlikud või alatundlikud lapsed, et ülitundlik siis, et ta ei saa lasteaiakeskkonnas hakkama, tal on kõik helide suhtes või siis nagu uute olukordade suhtes sellist tundlikkust. Alatundlikud lapsed jälle vastupidi, et kes võivad igale poole vastu põrgata ja riided on ripa-rapa ja mütsid tagurpidi peas ja jooksevad ja saapad lohisevad ja üldse neid ei huvita mitte miski, mis ümber toimub, ja põrkavad seal teistele lastele vastu, et nad ei suuda oma keha nagu kontrollida, et justkui nii-öelda lasteaias sellised nagu keerulised lapsed, mida ma tegelikult kasutada seda sõna üldse ei taha, ja väga palju on siis emotsioonide regulatsiooni, et seda on ikka iga päev tulevad uued lapsed, et see on ikka väga-väga massiivne ja me näemegi nagu jälle, et kuidas see koroonaaeg on tegelikult mõjutanud, et mingi hetk olid siis need beebid, kes kodus olid, et nende raskus sellisel emotsioonidega ja regulatsiooniga ja kõne ja sotsiaalse arenguga, et see oli, aga täna siis on need lapsed, kes sellel hetkel olid 3-6 ja hakkavad kooli minema ja see kool on ikkagi väga raske nii-öelda kohaneda, et seda me näeme väga palju. Aga see on siuke läbilõige sellist nii-öelda tavalisest lapsest, aga mina enda juurde selles mõttes ikkagi ootan ja julgustan ja nagu hästi palju tegelikult juba nüüd on hakanud tulema ka, et sellist täiesti kõige tavalisemad beebid alates 3. elukuust, et see ennetamine, varajane sekkumine on kindlasti nagu väga-väga vajalik. Ja ma ütlen, et need lapsed, kes meil siis on käinud, et alguses, kuna beebi areneb kiiresti, et siis nad käivad nagu tihemini, aga et kui see vanus on seal juba nagu natukene suurem, et siis me kohtume kord kuus ja selliseid peresid on meil väga-väga palju ja see on nagu väga äge, et nad tulevad, nad leiavad selle nii-öelda aja, selle võimaluse. Nad kuulevad oma lapse kohta väga palju infot, see on nagu, mul on selline ongoing, ma ainult räägin kõik, mis laps teeb, et ma kogu aeg kommenteerin, et miks ta kikivarvukile näiteks ennast lükkab mingites olukordades, miks ta hakkab kätega näiteks nii tegema, miks ta keerab pea ära kuidagi, et sellel on alati nagu põhjus või miks ta joonistades mingit mustrit võtab, et ma suunan tihti silmaarsti juurde, neuroloogile, siis lorri juurde, et ma märkan mingeid asju, et hingab näiteks või hakkab mingit hinge kinni hoidma mingite tegevuste ajal, et kuidas seda siis nii-öelda toetada, et seda juhtuks, et see hapniku liikumine ja see keha oleks vaba ja oleks see rahu kehas, et kuidas neid asju nii-öelda kodus toetada. Et seda ma kõike nii-öelda lapsevanemale räägin ja nad tõesti tulevad tagasi, sellepärast, et iga nädal nad saavad mingid asjad, mida lapsega siis kodus teha, ehk siis kogu aeg on läbi mõeldud selline lapsega toimetamine, aga see on selline juba nagu alateadlik, et mul anti mingid asjad ette, mul on palju lihtsam seda teha, kui hakata ise nüüd mõtlema, et mida nüüd kodus mängida, et last arendada, et sul antakse päriselt 2-3 asja ja lapsel on põnev ja sa toetad päriselt täpselt selle hetke vajadusi, ehk siis, et lapse nii-öelda arengukaart on nii-öelda üsna selline nii-öelda kõikidele nii-öelda teada, et hakkab roomama, siis hakkab see, siis peab kõne tulema, siis peab see tulema, et siis sinna nendesse moodulitesse ma justkui annangi need asjad kaasa, et tehke nüüd seda, et nüüd on aeg nagu sellega hakata toimetama. Nüüd on 6 kuud, ta hakkab madalaid detsibelle rohkem nii-öelda kuulma ja nüüd on see aeg, kui hakata näiteks kehapille mängima, et see on see, et ta võtab ära selle emotsiooni sealt, ta ei karda, tal ei teki seda võõrastamist nii palju, et ta õpib oma kehaga nii-öelda seda emotsiooni nii-öelda kontrollima. 6-kuuselt väga lihtne, lapsevanemal ja halleluuja. Kuidas mina lapsevanemana peaksin aru saama siis, et oleks vaja lapsega tegevusteraapiasse tulla, et vist mulle pigem tundub, et minnakse teraapiasse siis, kui midagi on juba kapitaalselt pekkis.
ja see on küll, et see tendents, et lähme siis, kui midagi on häda, et või et siis, kui märgatakse, et nüüd on vaja minna. Et aga tegelikult ongi see, et samamoodi nagu sa käid hambaarsti juures, nagu sa käid naistearsti juures, nagu need tehnokontrollid iga aastased on ju, et siis laste puhul ongi see, et näiteks mujal maailmas on kõikides perepraksistes on tegevusterapeut tööl, kes jälgib lapse arengut. See on nagu aamen kirikus ja see on ülimalt oluline, sellepärast, et kui me läheme perearsti juurde või siis on nagu see pediaater, tema jälgib kõiki parameetreid, on ju siin rinna ümbermõõtu, pea ümbermõõtu, vaatab, et kõik refleksid on selles mõttes kas taandunud või kuidas need selle arengufaasis on. Aga jällegi, et tegevusterapeut vaatab, kuidas see kõik toimib nagu komplekssena, et kuidas see holistiliselt on, et ta võib seda kätt liigutada, aga kas ta seda kätt päriselt liigutab eesmärgipäraselt on ju. Et kui ta hakkab roomama, kas ta orienteerub oma kehas, kas ta orienteerub ruumis, et kõik see, et mida ta vaatab, kuidas ta vaatab, millised võiksid olla need mänguvahendid, mis lapsel on alates nagu sünnist kuni siis 1,5 aastani, et see on täielik teadus, see tuleks selles mõttes nagu väga läbi mõelda, mida sa lapsele mis hetkel annad. Ja kui me räägime sellest meie juurde jõudmisest või kuidas lapsevanem võiks teada, siis see võikski olla selline nagu kontroll, et ma käingi iga kuu oma lapsega lihtsalt samamoodi, nagu ma käin perearstil, ma käin ka tegevusterapeudi juures, et lihtsalt kontrollida ja ennetada mingeid asju. Füsioteraapia tegelikult samamoodi, et sul ei pea midagi nagu häda olema, aga näiteks just see, et füsioterapeut saab anda ka näiteks mingeid harjutusi, et sa saaksid kodus toetada oma last, on ju. Et täna näiteks on mingisugused podcast äkki või mingid füsioterapeudid on videosid teinud, et mida siis teha, et selline vanus, aga tegevusterapeudi puhul on see, et kuna need arengu, need faasid on nii erinevalt, et siis ma tahaks seda last ennem näha ja siis soovitada, et ma kindlalt annan sellest lapsest lähtuvalt mingeid soovitusi. Et ma ei saa nagu päris nii lihtsalt, et kõik sobib kõigile, vaid et kui laps on näiteks domineerib üks kehapool või domineerib teine kehapool, äkki seal on mingi nägemisega mingi teema, kas on mingi laisksilm, siis ma ei saa soovitada ju neid samu asju, mida ma soovitan teisele lapsele, et sellepärast ma tahaks seda last näha ikka. Kas on ka mingi sa ütlesid küll, et võiks juba hakata beebist peale käima, aga kas on mingi vanus, kus maal on juba asjad nii tuksis, et enam ei ole nagu, ei tee teie kabinetis seda korda? Tegevusterapeut on selline imeline amet või elukutse, et kus ükskõik mis eluetapil sa tuled, sa saad tuge. Et aga ütleme, jällegi ma olen nagu seda meelt, et me pigem toetame just seda ennetust ja sükest nagu varajast sekkumist, et näiteks, et kui on olnud mingisugune trauma või insult või mis iganes selline elumuutev, siis selline seisund tekib, et siis esimesest päevast tegevusterapeut koos füsioterapeudiga, et füsioterapeut nagu paneb võib-olla asja või käe või jala või mis iganes seal on justkui liikuma, et teeb seda motoorset oskust, aga sellele liigutusele mõtte annab tegevusterapeut. Ehk siis kui füsioterapeut teeb seda harjutust, on ju, siis meie saame selles mõttes seostada seda näiteks riietumisega, söömisega, millega iganes on ju, et siis see koostöö on hästi oluline. Et me mõtleme nagu läbi need asjad, kui klient tuleb kabinetti, et kui meil näiteks, meil on praegu ka sellise psüühilise erivajadusega noored täiskasvanud käivad, on ju, siis nad ju tegelikult ei mängi, nad ei tee seal mingeid joonistamisharjutusi, aga see, mida tegevusterapeut seal nõustab, loob mingisuguseid süsteeme, mingeid plaane, annab nädalaks mingisuguseid selliseid nagu väljakutseid, mis lähtuvad konkreetselt selle kliendi võimekusest ja vajadusest, et me ei räägi ju ainult lastest, vaid ka meil käivad ka täiskasvanud, kes on lapsevanemad, kes siis peavad ennast hoidma, et olla lapse piisavalt olemas oma lapse jaoks, et siis me anname ka neid soovitusi täiskasvanutele, et see ei ole nagu ainult laste teema, vaid see pigem on nagu kogu elukaare teema, et on see eakas, tööealine, noor, et seal on erinevaid selliseid aspekte, et mis valdkonnas just sa nagu oled spetsialiseerunud. Ehk siis ikkagi tasuks kas või ühe korra tulla käia läbi teie juurest, et poiste vanemad vist teavad hästi, et öeldakse, et ta jookseb ringi, ta on ju poiss, eks ju, ja tegelikult sinu juttu kuulates võib see ükskõik mida, eks ju, tähendada, et võib-olla tal ongi toetust vaja, et
aga see, et tuleks korra läbi, toob mind jälle selle küsimuse juurde, et kõik vist teavad, et igasuguseid spetsialiste on Eestis vähe ja järjekorrad on pikad, et kas teie juurde üldse kohta saab ja kuidas sinna saab, et kas ma olen lihtsalt aja kinni või on mul ikkagi vaja mingit, ma ei tea, perearsti suunamist või ootan pool aastat enne, kui üldse löögile saan? No esiteks on siis see, et ma lähen selle küsimuse juurde tagasi, alguse küsimus. 100 küsimust ühes küsimuses. Okei, et tegelikult on nii, et meie, kuna spetsialiste on väga palju, sul on õigus, et erinevad mingid holistilised lasteterapeudid ja jumal teab nagu, kes kus nii-öelda on koolitatud, siis tegevusterapeut on ikkagi sellise meditsiinilise eriharidusega. Ehk siis, et kui on tegevusterapeut paberitega, siis me teame, et ta on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja tal on nii-öelda erialane haridus. Et see on nagu, ta erineb tegevusjuhendajast, me ei ole tegelusterapeudid, et nii palju nagu kasutavad nii-öelda justkui selliseid mingid sarnaseid nimetusi oma nii-öelda sellisele elukutsele, aga me oleme tegevusterapeudid, kellel on siis kõrgharidus nii-öelda selles valdkonnas. Ja ütleme niimoodi, et tegevusterapeut kahjuks ei ole tervishoiu teenuse osutaja, kuigi me seda praegu siin ajame ja kindlasti tahame saada logopeedid ja füsioterapeutidega ühele pulgale, siiski on väga palju perearste, kes näevad tegevusterapeudi vajadust nii-öelda suunata ja siis on see tegevus, see nii-öelda see perearst on võtnud siis vastutuse enda kanda, ehk siis see asutus, kuhu ta siis suunab, ehk siis nemad esitavad arve perearstile ja perearst siis nii-öelda juba Tervisekassaga siis ise nii-öelda ajab neid teenuse ka seonduvaid kulusid korda, on ju. Et tegevusterapeut peab olema kindlasti tervishoiusüsteemis, sellepärast, et just kui ta haiglates nagu on ju. Ja siis nagu taastusravist ta on, aga siis kui me tuleme nagu teisele poole, siis nagu perearst nagu suunata ei saa, et sul peab nagu tõsine trauma olema, et saada tegevusterapeudi juurde, kuigi tegevusterapeut on ka ennetav nii-öelda justkui nii-öelda amet või elukutse. Aga tegevusterapeudi juurde on võimalik, meie juurde on võimalik saada väga kiiresti, et ei ole mingit tohutut järjekorda, et kui me näiteks mõtleme siin, meil on ju psühholoogid, kes on siis kuude viisi võid oodata hea psühholoogi juurde, on ju, siis ikkagi siuke paari nädalaga on kindlasti võimalik selles mõttes löögile saada. Aga kui on ikkagi selline väga akuutne juhtum, et kui meil on mingid trauma olnud või mingid asjad, et siis me kindlasti leiame võimalikult kiiresti aja, et me võimalikult kiiresti sekkume. Et see on nagu jälle see, et mida me nagu teeme, et me lähtume ikkagi sellest kliendist ja sellest vajadusest, et kui ta helistab või saadab oma loo, siis me ikkagi üritame nagu võimalikult kiiresti seda tuge nii-öelda pakkuda. Et ei ole pikad järjekorrad, aga samas on jälle see, et meil oleneb ka nagu tegevusterapeudist, et kui me räägime näiteks beebidest ja imikutest, siis meil on nagu väga vähe neid terapeute, kes tegelikult tegelevad nendega, on ju. Ja siis on meil olemas nagu tegevusterapeutid, kes tegelevad selliste võib-olla lasteealistega ja siis on need, kes tegevad kooliealistega. Et siis me nagu oma keskuses nii-öelda hajutame need lapsed kohe ära, et kui nad jõuavad esmahindamisele, valdavalt nad siis käivad minu juures ära esmahindamisel. Et siis ma saan juba mõelda, et kuhu ja kelle juurde ta nagu päriselt sobib, et võib-olla see ei olegi tegevusteraapia, võib-olla ta vajabki muusika või loovteraapiat hoopis, on ju. Et siis ma nagu selle nii-öelda raalime siis vanemaga koos nagu välja, et ma ei ütle seda üksi, et nüüd sina lähed sinna ja sinna, aga sellest jutust, et mis lapsevanem siis räägib ja lapse nii-öelda tegevusvaatluse ajal, et selguvad mingid asjad, et siis ma saan juba nagu suunata lapsevanemat ka ja meie nagu hästi üritame rõhku sellele panna, et kui laps on teraapias, siis me tegelikult pakume sinna kõrvale kohe lapsevanemale kogemusnõustamist. Et see kogu see süsteem peab ikkagi koos toimima, et me saadame lapse siis, kui meil on alla 3 laps, siis ta on lapsevanemaga koos teraapias ja lapsevanem saab kogu selle info nii-öelda endale ja siis nii-öelda nagu käst peab olema, on ju. Paljud lapsevanemad lindistavad, paljudel lastevanematel on vihikud, paberid, et nad kogu aeg teevad märkmeid, on ju, et see on väga-väga hea, et nad tahavad seda infot nii-öelda ammutada. Aga kui laps on 3, siis see hierarhia seal nagu läheb paigast ära, et siis just kui lapsevanem juhib või kes seda protsessi siis juhib, on ju, et siis me ikkagi suuname lapsevanema siis välja, et laps on juba nii vana, et ta saab ise hakkama selles 40 minutit siin toimetades ja tagasisidestame siis lapsevanemale, mida me tegime ja mis siis kodus selles mõttes nüüd nädala jooksul võiks siis toimuda, on ju.
aga miks me nagu seda lapsevanemat seal kõrval selles mõttes nõustame ja me julgustame lapsevanemaid minna kogemusnõustaja juurde. Ei pea olema psühholoog, vaid just, et kogemusnõustaja, sa saad ventileerida. Et psühholoogi juurde on võib-olla keeruline aega saada ja see on selline pigem võib-olla selline nagu kliinilisem süsteem, aga kogemusnõustajaga on see, et ta kuulab sind, tal on mingid sarnased kogemused ja ta toetab sind nendes olukordades. Ta ei hakka ravima, ta ei hakka sulle diagnoosi panema, ta ei hakka sulle nagu selles mõttes mingisuguseid selliseid mehhanisme välja töötama, et sa saadki lihtsalt nii-öelda lasta vabaks sellel ajal. Täpselt, et see on ülimalt oluline, et ma ise tundsin väga puudust sellest, et mul ei olnud nagu kellegiga nagu jagada seda oma lugu. Mul olid õed, et vanemad, kes siis 4 nendest ma siis ventileerisin, on ju. Et ma sain, aga ma mõtlen, et kui kellegil ei ole seda võimalust ja sa lähed oma lapsega teraapiasse, sa istud seal keskuses, sa vaatad teisi vanemaid, on ju, et on selline õõnest tunne tuleb sisse, et siis tegelikult on võimalik nagu hoopis kogemusnõustaja juurde samal ajal minna, et väga hea nagu võimalus nagu oma lapsele nagu toeks olla sellega, et sa tegeled endaga, sina oled kõige olulisem endale, on ju. Et sina pead saama nii-öelda enda kehaga hakkama rahu saavutama, et lapsel oleks hea olla. Kuidas teraapiatega selles mõttes on, et kui laps tuleb ühe probleemiga, siis kas selle lahenduseks kasutatakse ühtviisi, et ma ei tea, joonistamist või muusikat või kombineeritakse erinevad või on nii, et näiteks üks viis lahendab ära mitu probleemi ka? No see on väga hea selles mõttes küsimus, et tihti lapsevanemad tulevad mingisuguse väga konkreetse teemaga näiteks, et tee terveks või ta on katki, on ju, et paranda ära. Et tulevad näiteks kõne teemaga, et siis tegelikult seal on palju rohkem taga, et me näeme seal füsioteraapia vajadust, me näeme seal nii-öelda võib-olla sellist psühholoogilist toevajadust, et see ei ole ainult tihti kõne. Et siis me ise nii-öelda võtame selle eesmärgi nii-öelda koos vanemaga jälle pulkadeks lahti, et kas me nii-öelda tegeleme siis nagu selle poolega või siis, et me märkasime neid ja neid asju ka, et siis lapsevanem ütleb, et mis see tema eesmärk nagu suures pildis on. Ja siis sealt me lähtuvalt siis saame kaasata teisi spetsialiste, et siis me juba ütleme lapsevanemale ka, et näiteks, et muusikateraapiat me soovitame selle jaoks ja loovteraapiat me soovitame selle jaoks, et siis me nagu üritame kombineerida. Samas on jälle see, et need teenused on väga kallid. Et kui Tervisekassa või siis nii-öelda toetust kuskilt ei saa, et siis lapsevanem peab ise kinni maksma. Siis me tihti ikkagi oleme läinud seda teed, et kui me näeme lapsel on nagu kompleksteenuse vajadus, me oleme siis suunanud lapsed ka kohalikku omavalitsusse, et nad saaksid seda tuge, et kohalik omavalitsus toetab siis selle teraapias käimist. On see 3 korda, on see 10 korda, et midagi. Et seda me oleme siis lastevanematele teinud ja kui me näeme, et see teenuse vajadus on rohkem kui 3 teenust, et siis see tähendab seda, et seal on ikkagi nagu pikem sekkumise vajadus, et siis me suuname neuroloogile, psühhiaatrile ja sealt juba me aitame siis seda rehabilitatsiooni teekonda alustada, et ta saaks siis aasta vältel iga nädal siis teenust. Et see on juba riigi poolt tagatud, aga sealt nagu kaasab nagu Eesti süsteemis nagu väga kole sõna nagu puue. Et mida me lastevanematele tihti ütleme, et see on ainult teie teada ja see pannakse tavaliselt kas siis aastaks või 2, et keegi seda teada ei saa, kas on selle jaoks, et te saaksite lihtsalt riiklikku teenust. Muidu ongi vaja ise kinni maksta kõik. Ja seda sõna lapsevanemad ju ka väga kardavad, eks ju, et puue tundub jälle see, et ma ei tea, see on nähtav puue, eks ju. Ja, et seda me nagu hästi julgustame lastevanematele nii-öelda, et keegi ei pea seda teadma, see on ainult teie teada, see ei lähe kuskile kirja ega mitte midagi, et me loodame, et süsteem nii-öelda muutub ja ma annan enda poolt kõik, et see ei oleks seotud sellega, et laps tuge saab, et ta peab endale puude saama, et ta on abi vajav laps, et ta vajab mingid teenuseid, aga see kindlasti ei tähenda seda, et tal on puue ja see on üldse nagu must tobe sõna nagu ükskõik, kas sul on puue või ei ole, miks on vaja see kuidagi nagu markeerida, et sul on lihtsalt vaja neid teenuseid oma nii-öelda seisundist lähtuvalt, on ju, see seisund võib sul muutuda, seda sa saad hinnata, aga panna mingid raskusastmeid või mingisugust, et mul on nii raske ja sul on nii raske, aga näeb, mul ei ole jalga ja mul pole kätt, kes sa seda hindab? Et kellel siis raskem on, eks ju? Jaa, et tegelikult see peaks olema nagu toimetuleku põhjal, on ju, ja lapsel on ju tihti see, et ta ei tule toime ja lapsevanem ka ei tule toime, et tegelikult kes vajab seda nagu süsteemset
vaimset tuge on kogu see nii-öelda lapse nii-öelda võrgustik on ju, alustame siis sellest ka näiteks, et kui meil on mingid leinalapsed on ju, et on näiteks peres keegi siis lähedane siis lahkunud on ju, et on leinalaps, et ma ei saa ainult nagu ühe lapsega tegeleda, et see lein on ju kogu pere on ju, et siis peaks nagu käima lapsevanemad või need lähedased ka, et nemad oskaksid ka toetada seda last on ju. Et jah, sa võid ju lapsega tegeleda, aga tegelikult ju suurem osa ajast või 99% lapse ajast tegelevad temaga ju tema lähedased, et kui seal teraapiaruumis te teete nii-öelda õigeks midagi, siis tegelikult peab see ju kodune keskkond seda kõike ka toetama. Kui palju seda on, et lapsevanemad ütlevad, et ma ei oska või ma ei taha või ma tahaks, et see nii-öelda parandamine toimukski ainult siin ruumis? Ma kujutan ette, et tegelikult ei öelda seda, sest ikkagi ka lapsevanem ju, kui ta on juba teie juurde jõudnud, siis ta ikkagi tahab oma lapsele parimat ja on valmis selleks nagu ise ka tööd tegema. No seda, ma ütlen niuksel kujul jah, et ma ei taha või ma ei oska või nii, et niuksel kujul võib-olla ei ole, aga on olnud näiteks see, et kui me räägime, et näiteks, et kui meil on söömis nii-öelda häirega laps on ju, või siis on selline sensoorselt ülitundlik on ju, ja siis lapsevanem ei saa seda last toetada, sest et ta on ka söömishäirega ja ülitundlik. Ehk siis, et tal endal hakkab võib-olla halb mingeid asju tehes, ta ei taha katsuda neid asju, ta ei taha neid sensoorseid tegevusi läbi viia. Et seda on küll, aga siis ongi jälle see, et see teraapia on ju mõlemale siis on ju. Et siis me annamegi neid soovitusi, et kuidas siis nii-öelda samm-sammult nagu lähemale minna, aga need tihti ei tule alguses välja, vaid lapsevanem ja siis paar-kolm korda käib ära, ütleb, et ei, et ma ei ole suutnud nagu veel neid asju teha, sest et need on mulle endale vastikud, et ma ei taha üldse, et siis me kohe nii-öelda mõtleme nagu lapsevanema nii-öelda seisukohast ka, et see peab olema kõikidele nii-öelda meeldiv, et kui lapsevanem teeb seal kõrval mingid ebameeldivaid nägusid ja hääli, siis see kandub ka lapsele kohe üle, et siis me peame sellega arvestama. No see on täpselt see, et mina ei söö seeni, aga mul laps ei tea võib-olla on ju. Et siis võtad selle seene ja naeratad ja neelad alla ja siis võib-olla teed mida iganes, eks ju. Et see ongi nii jah, et isegi see võib-olla ei pea nagu seda seent võib-olla nagu sööma või seda asja nii-öelda tegema, aga julgustama last seda teha on ju. Et see on jälle see, et mida me anname ka lastevanematele edasi, et see ei pea toimuma nagu läbi sinu, aga see peab toimuma läbi sinu toetuse. Et see on see kõige olulisem on ju. Aga see, et meil on olnud küll lapsevanemaid, kes on tulnud mingite nii-öelda kas siis suunamistega või kuskilt nii-öelda, et ei ole nagu oma algatus olnud, vaid on pigem nagu suunatud, siis need lapsevanemad on olnud meil nagu pigem keerulised, et neid nii-öelda kaasata ja motiveerida, sest et sealt on ikkagi, ta ongi siin mul selline pätt ja kaabakas ja tal isa istub ka vangis ja et see juba see märgid on juba külge pandud, siis see on nagu see nii-öelda keerulisem võib-olla sihtgrupp, aga me ka nendega selles mõttes ikkagi tegeleme, toetame, loome riiklikud süsteemid ja võimalused, et nad saavad võimalikult pikalt käia, nõustame lapsevanemat, julgustame nii-öelda siis käia ka kogemusnõustaja juures ja me ikkagi selles mõttes ei saada kedagi ukse taha, aga kui meil tulevad sellised raskemad juhtumid, siis meil on hästi tugev meeskonnatöö, et see ei ole nii, et üks terapeut tegeleb ja klient läheb ära, on ju nagu nii-öelda need agarad lapsevanemad käivad, et siis me võtame ikkagi sotsiaaltöötajad, võtame kõik punti, on ju, et vajadusel kohaliku omavalitsuse lastekaitsed, lasteaiad, et me teeme selles mõttes sellist meeskonnatööd. Ja te teete ka tegelikult siis ju ära üsna suure töö sellest, mida võib-olla lapsevanem ise peaks tegelikult, võiks või peaks siis tegema ka, aga ta võib-olla ei oska, eks ju. Et ta ei oskagi mõelda, et mul oleks vaja võib-olla siia lastekaitset või kohalikku omavalitsust, eks ju. Ja see on küll jah, et seda laste heaolu spetsialisti, nagu täna nimetatakse, kardetakse. Et tegelikult neid ei pea kartma, et okei, et meil on meediast käinud läbi mingisuguseid nagu olukordi ja nii on ju. Aga laste heaolu spetsialisti tegelikult kaasamine on see, et sa lood oma lapsele selle pinnas, et tal on võimalik saada nagu neid teenuseid, mis on tal ette nähtud. Et ei tasu nagu karta. Esiteks ja teiseks on see, et kui sul on näiteks lapsel on näiteks lasteaias raske, ta vajab tugiteenuseid, lasteaias neid tugiteenuseid ei ole, siis kohalik omavalitsus saab seda tuge nii-öelda pakkuda, et kui sa leiad mingi asutuse või koha, kus seda saab. Ja siis on juba nii-öelda märk ka selles mõttes maas, et kui laps vajab näiteks koolis
mingisuguseid tugisüsteeme, et kas ta vajab väikeklassi või ta vajab näiteks kohandamist, et siis on juba nagu rohkem võrgustikuga nagu sellega seotud. Ja siis me kaasame näiteks Rajaleidja või siis näiteks mingisuguse Tõnk, mis on siis Tallinna õppenõustamiskeskus, et me kaasame erinevaid spetsialiste sellest lapsest ja tema olukorrast lähtuvalt, et ta saaks oma seisundiga jälle selles koolikeskkonnas hakkama võrdselt ja tingimustel teiste lastega. Et me justkui nagu oma keskusest nagu suuname neid lapsi siis nii-öelda maailma ja hakkama saama, aga me anname siis nagu kaasa selle pagasi, et on võimalik keskkondasid kohandada, on võimalik abivahendeid kaasata, on tugiisikud olemas, me julgustame lapsevanemaid neid küsima, et see on nii oluline, et nende laps saaks hakkama selles keskkonnas, kus ta peab võib-olla 12 aastat olema, see peab olema talle meeldiv ja turvaline keskkond. Ja õpetajad samamoodi, et nemad ei pea seda raketti hakkama leiutama, et see peaks tulema nagu koos lapsega, ehk siis, et kas siis kohalik omavalitsus, Rajaleid ja siis laste nii-öelda terapeudid, kes siis selle lapsega töötavad, et see peaks olema selline nagu meeskonnatöö. Mulle tundub, et päris palju on seal ikkagi tegelikult õhus selliseid hirme, et nagu sa ütlesid, et see sõna puue, eks ju, lastekaitse, et noh, kui ta nüüd on laste heaolu spetsialist, siis tegelikult kuskilt, ma ei tea, minevikust või noh, mis iganes ajast ikkagi, kes inimene ütleb, lastekaitse, eks ju. Et kui mulle öeldakse, et noh, lähed oma lapsega sinna lapse heaolu spetsialisti juurde, aga kui point on ikkagi lastekaitse, siis see on kohe, oh my god, kas ma olen halb ema, et mis nagu tehtud on ju. Samamoodi teraapia, see tundub täpselt nagu selline, et vau, et nüüd on midagi täiesti kapitaalselt halvasti, eks ju. Kuidas sellest hirmust nagu üle saada just nende samade sõnade hirmu ees? Ja, et see on, see on nagu käinud tegelikult kaasas, et et tegevusteraapia, et meil on muidugi see, et hakka masseerima, nagu ka tihti öeldud on ju, et järelikult saab massöör, et neid asju ka tulnud, et see teraapia sõna, seda kardetakse väga. Et järelikult on midagi hullu juhtunud või su lapsel on midagi viga. No just samamoodi see puue on ju samamoodi, et mis asjad, kas ta nüüd ei saagi oma eluga mitte kunagi hakkama. Et siis me räägimegi seda, et kõik, mis sa nagu näed ja koged seal, et see on siis oluline, et need tegevused, mis on sulle nagu vajalikud elus, et sa saad nendega ise hakkama ja me julgustame jälle või toetame lapsevanemaid, et ärme võta sellest sõna teraapia kinni. Samas väga paljud on nagu ütlevad, et see ongi väga teraapiline, kui ma siin käin, et ma saan neid asju nii-öelda teha ja rääkida ja ennast nagu ventileerida. Aga samas ta jälle võtab seda natuke teistmoodi, eks ju, et see on tema jaoks nagu teraapiline, ma saan kõik endast välja, eks ju, mitte see, et midagi on nii halvasti, et peab korda tegema. Et selliseid, kes nüüd kardavad neid sõnu ja seda tegevusteraapiat või ütleme seda teraapia sõna või lastekaitse sõna, siis nendel on ka olnud mingisuguseid võib-olla selliseid tutvusringkonnas või läheduses kuskil on olnud mingisuguseid asju, et see on nüüd küll peast soe, et ta käib tegevusteraapias on ju, et see teadlikkus, me üritamegi seda teadlikkust kasvatada, et see on ka põhjus, vaata, miks me siin oleme, et seda ei ole vaja karta, et teraapia on pigem see, et ma loon endale selle rahu ja selle nii-öelda tugisüsteemi, et ma saaksin hakkama, kas ma olen siis täiskasvanu ja ise või siis ma loon vanemana oma lapsele või siis näiteks spetsialistina ma loon siis oma lastekeskkonnale, et ma kutsun siis kellegi nii-öelda vaatama ja jälgima, et pigem on see nii-öelda selline nagu alustala meie arenguteel täna, et see on nagu hädavajalik, et lapsevanemad ja nii-öelda inimesed haridussüsteemist või sellistest nii-öelda lastega töötavatest instantsidest oleksid siis kursis ja teadlikud, et igasugune selline sekkumine on see siis teraapiasõna või laste heaolu spetsialist või siis mingisugune muu nii-öelda spetsialist, et muusikaterapeut või loovterapeut, et see kõik toetab lapse arengut, et see pigem on nagu sellise nii-öelda tavalapse nii-öelda ellu suunamise alus on ju. Ja lõpuks on ikkagi ju tegelikult nii, et asjadele tuleb mingid nimed panna ja sa ei saa panna kõikidele asjadele selliseid nimesid, mis kõigile sobivad ja kõigil head tunnet tekitavad. Kusjuures nagu selle tegevusteraapiaga on nii naljakas, et mujal maailmas näiteks vene keeles öeldakse trudovaja terapeut, mis on nagu tööterapeut on ju. Eriti konkreetne. Jah, et justkui nagu tööga seotud, et seda ei seosta kuidagi lastega on ju, siis on ergoterapeut, mis on ka vene keeles, aga mida kasutatakse nagu mujal maailmas, ütleme mingi Saksamaal ja ma ei tea kus iganes, on ka ergoteraapia,
ergo tähendab minu jaoks nagu ergonoomiline, et see kuidagi on seotud nagu füüsisega jälle, et kuidas ta erineb nagu füsioteraapiast on ju. Et see tegevus on kuidagi nagu, tundub võib-olla selline imelik, aga samas on jälle see, et mis on inimese nii-öelda selline nagu alus, mida meil on vaja nagu tegutseja toimetama. Ehk siis, et kui näiteks spetsialistina mina näiteks räägin hästi lihtsalt, et tegevusterapeut, kõik nagu hommikul voodist ärgates kuni uksest välja minnes, kas sa saad nende asjadega iseseisvalt hakkama? Ma mõtlen nagu seda, et sa tõused voodist kõigepealt püsti, paned jalad maha, liigud, paned näiteks sussid jalga hommikumanti, liigud trepist tualetti, käid tualetis ära, pesed hambad ära, kõik hügienitoimingud, suudad ennast ära kammida, meikida, minna trepist alla, uuesti riidesse, panna söögi valmis teha. Kui sa seda suudad teha, siis sul on juba kõik hästi. Sest et sa suudad enesehooldustoimingut kõik ära teha, on ju. Ja me võtame lastega täpselt sama nagu amploa, et okei, et voodist peab võib-olla välja aitama, aga näed, juba ta vaikselt liigub ise näiteks tualeti poole, et kas ta siis roomab, käputab, mis iganes. Nii, nüüd ta juba hakkab oma põid kontrollima, on ju, et me saame juba hakata teda potile suuna, et ma vaatan nagu lapsel täpselt sama ära, kuidas selle toiminguga saab hakkama juba ja seal juures ei teki mingisuguseid emotsionaalseid, mingisuguseid erroreid, et ma ei taha neid bluuse või see, ma tahan multikat vaadata, et seal võivad tekkida mingid hommikul sellised emotsioonid, et ei saagi lasteaeda viia. Ja, et siis saab ka tegevusterapeut toetada. Ehk siis, et see järelikult seal on mingisugune takistus, mingi asi teda nii-öelda segab, kas emotsionaalselt, füüsiliselt, et ta kaob nagu selle tegevuse sisse ära, et ta ei taha seda järgmist tegevust teha, mis see põhjus on. Et kas see on seotud sellega, et tal on lasteaias või koolis keeruline, et me hakkame minema sinna sisse siis, et mis seal siis on. Või siis näiteks, et ütleme, et paneme riided valmis ja ta paneb riidesse, aga tegelikult see riietumisprotsess on tema jaoks niivõrd palju väljakutsuv, et ta ei tahagi seda teha, ta ei taha seda alustada, sest et ma ei saa sokke jalga, mul on sokkides mingid niidid, ebamugav, torgib, ma ei pane neid selga, too mulle järgmised riided. Et kogu see protsess, kui seal on mingisugune takistus, siis sa saad kindlasti tegevusterapeudi juurde juba suunduda. No ma kujutan ette, et neid lapsevanemaid, kes seda praegu kuulavad ja mõtlevad, et ma nüüd tuleks sellele esimesele korral selle ülevaatusele oma lapsega on väga palju mina nende hulgas, sest ikka tuleb mõnikord hommikuti draama, kui multikat ei saa või multikast tuleb poole pealt kinni panna, eks ju. Brita, suur aitäh sulle, siin oli nii palju erinevaid asju ja üldse ka, ma olen peaaegu 4-aastase poja ema ja kuigi tundub, et kõikide veidrustega, nii-öelda lapse veidrustega oled juba harjunud, siis ikkagi mingeid uusi märkamisi väga palju ja tõesti, miks mitte käia siis teie teraapiatoast läbi ja oma laps ette näidata. Võib-olla polegi midagi, aga võib-olla on midagi. Jah, ja see ongi niimoodi, et on paljud lapsevanemad tulnud, et me lihtsalt tahaksime, siis me märkame küll mingisuguseid asju, aga see ei ole võib-olla see, et sa pead nüüd justkui nagu iga nädal käima või et regulaarselt käima, vaid et need asjad ja me märkame, et selles võiksite nagu tuge pakkuda ja tähelepanu pöörata, et kui me neid nii-öelda info anname lapsevanemale edasi ja siis ütlemegi, et näiteks, et kui te arvate, et need tegevused on toetanud või kui te märkate, et ei ole taandunud need asjad, et tulge näiteks poole aasta pärast tagasi. Ja niimoodi see käibki. Et väga lihtne, see on nagu hambaarstijuures käik. Käid ja näitad ette, on ju. Brita, suur aitäh sulle tulemast ja aitäh kõigile kuulamast. Kuula Beebipalavikku üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunes'ist või kust iganes oma podcastid leiad.